Tere hommikust ja meie jaoks on kätte jõudnud esmaspäev ja ühtlasi väike reisipäev. Nimelt me sõidame täna Saaremaale. Meie all pean siis silmas mina, Jimmy, Rasmus ja Riko. Andren jääb täna koju, sest et tema peaks... Sandu tahab koju jääda. Ta peab minema homme tööle selle pärast. Aga mina ütlen seda teie, et Soomen jäi on soomene. Ta magab, poiss magab. Mine söö nüüd ära. Soomlane magab kuulsid. Kellel juba sinna palju lõuna hakkab kätte jõudma, aga tõesti suured poisid magavad. Aga Andren jääb siis koju selle pärast, et homme on tal tööpäev ja ta peaks muidu homme esimese laevaga ise tagasi tulema ja see tundus talle kõik siuke keeruline. Nii et, või noh, siuke, et ta pigem parema meelega jäi siis koju. Aga meie neljakesi läheme, avastame veidi Saaremaad. Jimmy peab minema sinna tööasjus. Jimmy peab minema sinna tööasjus Saaremaa malavasse stappi, et ta praegu on ka tööl, oma tööl, ärkas täna ekstra vara, et tal on vaja veel arsti juurest läbi käia ja siis me saame minna praami peale ja homme hommikul ta läheb siis Saaremaale tööle ja tal on seal vaja asju teha, aga meie saame siis nii kaua Saaremaa peal ringi uudistada ja peale enda tööosa siis ta saab ka natuke meiega seal ringi tripida. Ühesõnaga, ühendame meeldiva või kasuliku meeldivaga ja teeme sellise pool töö, pool lõbusõidu. Aga minul on veel viimaseid päevi puhkus, nii et paras aeg on midagi ägedat teha ja endale midagi lubada. Aga praegu on meil siis plaan selline, et Rasmus praegu ärkas ja sööb painkooki. Rasmus, söö oma painkoogi ära, palun. Ja peab suured poisid ka varsti üles ajama, sest me peaksime kõik enne veidikene sööma. Jimmy peaks ka jõudma koju lõunat sööma varsti. Ja siis peame hakkama minema. Mul on veel pakkimata, aga enne ma lähen korjan väljast herneid. See on lihtsalt, siia korvi ja võtan need kaasa endaga. See on lihtsalt müstiline, kui palju herneid ma olen viimasel ajal söönud ja kui suures ma varem elus üldse ei söönud herneid. Üldse, nagu mitte mingeid, ei toored, ei kindlasti mitte nagu purgiherneid. Täiesti välistatud oli terve elus minu jaoks ja nüüd kuidagi rasedana mul on hull herneisu. Jumal tänatud, et ma panin ise herneid kasvama, sest muidu me ei jõuaks neid vist nii palju osta, kui ma süüa. Aga mõtlesin just, et võtan snäkiks tee peale kaasa, et siis on hea maiustada. Nii et mul on umbes tunnik aega, ma lähen korjan herned ära. Jõuame veel süüa, mul on pakkimata, aga ei luba väga ilusat ilma. Ja meil tegelikult oli alguses plaan, et me lähme telkima ja sain ka nii ägedaid telkimiskoha soovitusi. Siis ma mõtlesin võib-olla viimane telkimine veel enne, kui ma sünnitan, et praegu veel äkki jaksaks. Aga lubab nii koledat ilma, lubab ööseks mingit äikesetormi ja siis ma mõtlesin, et me ikkagi oma raseda kerega ei taha sinna telki minna. Nii et ma bookisin meile mingi kvarteri 9 ööks Kuressaarde. Ja loodan, et see on tore koht. Nii kui nüüd herneid korjama, kell läheb. Aga tuli ka minuga herneid korjama. Poisid on nii tublisti tööd teinud. Kõik on niidetud. Kõik on lage. Siin on kivihunnik laiali lükatud selle õppaga. Väga mõnus. Ja korvi täis herneid hiljem. Rohkem ei tahtnud korjata. Nii, koor on peal. Minu see soolikas pädi. Ilma selleta ei saa. Ennest tahad või? Ei oska pöldada, kus mul nokka No, Ma võtsin ennest sealt ja need on siin kõik. Käisiks valmis või? Jaa. Koer on kaasas, koer peab panema rihmaga kinni, sest muidu ta lendab minema. Hakka minema. Hakka minema. Tankimispaus. Nii, kui Saaremaale piletid on otsas e-poes, siis te tulete siia koha peale Sõru sadamasse. Niisugune aparaat, kus saate osta piletit. Ja nüüd kui me valime selle, siis siin on näha, et piletit saab hakata ostma 30 minuti ja 30 sekundi pärast ja müüakse ainult 4 autopiletit. Nii et Jimmy nüüd istub siin kõrval järjekorras, et me saaksime olla see 1 4. Täpselt nii. Et loodame, et me saame peale, aga homme need tagassõidupiletit meil on vähemasti. Kas sa nii kaua seisad? Jaa, ma olengi siin.
Ma tahan ennast sirutada veidi. Vaata üksi siin ole. Siin nagu mitte kedagi rohkem siin vist ei ole. Ma arvan, et need siin maja ees ootavad ka pileteid võib-olla. Nad on jalamehed, mulle tundub. Aga seal on paar autot tegelikult juba järjekorras ka. Aga ma lugesin kodulehelt, et vahet ei ole, kes on järjekorras. Oluline on need, mis järjekorrast on siit masinast ostetud piletid, nii et tundub siis nii. Jah. Aga siit me oleme... Praegu me olen siin esimene igatahes. Yes. Ilusti istun siin ja ootan. Jee, me saime pileti. Aga juba oli seal Megajärts. Jaa, me peame. Seal oli Bronnirada, oli vaata kirjas, lähme Bronnirada. See... Meil... järjekorras seisis, kuna müüdi ainult 4 piletit, 4 sõiduautopiletit, järjekorras seisid ühed inimesed, kes tahtsid suure autopiletit, selle kämperi. Nemad ilmselt võtavad paari pileti jagu. Ja siis me leidsime uued sõbrad Šveitsist, kes olid väga sõbralikud. Ma vaatan, et šveitslaste auto on ikkagi seal, üldrajal. Ja aga kirjas oli ju, et Bronnirata. Vähemasti meil on pilet. Me ei tea, kus reas me peame olema, aga vahet ei ole. Su käsi on ees. Siin ikka vaadata. Vaata ainult ette. Kusjuures see isegi ei ole mitte nii ümar, et ma ei mahuks siit niimoodi üle istmete tulla, aga mu kõhul on nii ebamugav, nagu need poosid on nii valusad. Tada! Sain välja. Seal on Hiiumaa. Seal on Saaremaa. Ja seal on väike laps. Ja seal on üks suurtest poistest. Soomene on. Kas kajakas teeb võidumega? Olen jälle pildis. Jõudsime just Saaremaale. Ja me teeme kohe reklaami. Meil on imeäge majutus Kuressaares kohtu apartments, niisugune koht. Väga mõistliku hinnaga oli ja see on täitsa uskumatu karmas koht. Sisehovis on parkimine. Kui tuled uksest sisse, siis on siuke garderobinurk. Suur peegel. Tõmma seda, kui ma tõesti nabauk on suureks läinud. Kõht ka ikkagi nagu kasvab. Ühesõnaga, kõik on praegu vetsusel, me teda sega, aga ma näitan nende poist. Kus ma väike veebel on? Väike veebel oli küll sul seal kuskil. Üle. Nii, Rasmusel on veebel ka siis. Oli seal kõikide asjad all, Lissi aitab sul otsida. Siin on juba 2 voodiga magamistuba. Poisid magavad siin. Väga noinu, siin tundub kõik täiesti uus. Siin on köök. Mega stiilne ilus. Nagu ma olen täitsa kohe kurb, et me oleme siin ainult öö. Ma võiks vabalt siin olla pikemalt. Siin on mõnus suur diivan, söögilaud. Suur telekas. Ja siin on teine magamistuba, kus on siis üks ühene voodi ja üks suur voodi. Nagu tõsiselt lahe. Et hinna kvaliteedi suhe on ikka väga paigas. Ja siit tegelikult, need on siis suured uksed ja saab küll kardina ette lasta. Ja siin on väike niuke terassikene ja seal on veel istumiskoht sisehoovis. Tõsiselt mõnus. Põrandakütted on siin. Põrandakütted. Põrandad on soojad ja mõnusad, aga ma näitan korra ikkagi teile vannitulu. Ilmselt hakkas see asi ka undama. Vannitoas on pesumasin, mis on väga suur pluss, eriti kui oled pikemad. Ja dušinurk on siin. Ühesõnaga, kõik tundub uus ja ilus ja äge.
Nii, poisid, kas teie jagasite oma voodid ära või? Kes kus magab? Rassi, kus sina magad? Siin või? Rasmus, ära kiusa, palun. Tule näita oma veebleid. Nii, Rasmusel on väike veebel ja vanem veebel. Nii, no minnevad. Need on sinu lemmikud. Need pidi nüüd kaasa tassima Saaremaale. Minul on edaspidi eluks vist küll lemmik Kuressaare ööbis. Issand, kui hea see diivan on. Ma tean, kus ma ülejäänud õhtu veedan. Mul on vist jah see lemmik ööbimiskoht nüüd olemas. Väga soovitan. Nii et kui sa otsid Kuressaares ööbimist, siis tõesti tundub väga mõnus ja väga uhke. Jysk jääb tee peale. Ja, käime 7 mööda, kui ma tulin. 7 või? Nii, käime siis Jyskis. Ta jääb enne Auriga keskust. Ja siis läheme Auriga keskusesse. Siis on Petko värgid särgid. Siis saab essukat. Ja siis saab magasinis käia näiteks. Või käime Jysk, magasin Auriga. Essukas tagasi, kõht täis ja linna peale jalutama. Kas teile sobis selline plaan? Ja. Et käime kiirelt ühe poetiiru ära, võtame Essukast õhtusööki, sest teadagi Hiiumaal ei ole üldse rämpsu burgerit. Ja siis lähme pärast linna peale jalutama veel. Kuule, lähme siis. Aga lähme. Käisime ära Jyskis. Sain mitu head asja, kui ma koju jõuan, siis ma näitan, mis ma ostsin Pepkos. Jällegi Hiiumaal Pepkot pole, mul oli hädasti vaja käia. Sealt sain ka mitu asja, mis mul vaja oli. Siis me käisime söömas. Siis me käisime nüüd Maximas, et hommikuks osta süüa ja siis mul koju oli mõnda asja vaja. Ja siis täna õhtuks ostsime ka natuke näksi veel. Aga Maximas veetsime kohe pika aja, sest et seal pidi ise piksutama neid asju seal ise teeninduskassas. Ja see läks väga aeglaselt. Aga nüüd me sõidame majutuse tagasi ja siis me lähme jalutame, kell on 7:30 läbi. Sellepärast Eestis tehtigi alkohol väga kalliks, et võtaks hästi vähe. Et inimesed hakkavad vähem. Lähme nüüd uudistame. Läti aitab alati. Me uudistame nüüd natukene. Jimmy igas videos räägib mingit alkoholi juttu, ise on nagu maailma kõige tagasihoidlikum jooja. Reaalselt meie pere kõige vähem jooja on see vend siin läbi aja olnud. Minuga ta ei suuda võistelda, vist isegi mitte siis, kui ma rase olen. On ka või? Siis ei hakka. Ja no reaalselt ma praegu ei joo ja sa ka praegu ei joo ja siis. Ilmselt on Kuressaares kõrged külalised, sest terves linnas lehvivad sellised lipud. Kas sina tead, mis lipuga on tegemist? Kas sina tead, mis lipuga on tegemist? Moldova. Kes siis ei tea? See on tõesti Moldova lipp. Seda nagu terve linna jooksul siin. Ei tulemas kuningariiki. Rasmus ütleb nii ämbristi, et see siin on nagu kuningariik. Wow. Ja ma võin mitte Siin ongi kõik pastelmüürid. Siin vaatustornid olid, suurtükid olid. Siin sisehoovis on terve piiskopilinnuse makett. Näed, Rasmus, selle juures me olemegi praegu. Tavaliselt külad olid või majad. Kus meie ajama? Kas siin on kuskil nagu meie kogu? Siit me tulimegi sisse praegu. Siit või? Jah. Kas ongi meie? Me oleme praegu siin keskel. Sealt. Aga see... Sealt me tulime mööda juba. Aga kus meie maja on see või? Ei, meie maja siin peal ei olegi. Aga... Kuidas sulle meeldis kindlus? Tore oli. Uudistasime kindluse juures. Nüüd me käisime ümber kindluse, ümber selle pallikraavi. Aga peaks mainima, et keegi jõudis ennem ette, nii et me tervet kindluse ümbrust ei saanud kõndida. See on mingid ooperipäevad hakkavad ja sinust. ühed inimesed juba hõivasid ära siin ja parimad kohad. Ja mõnda kohta ei lastud jah, sest nad panevad mingid ooperipäevade ja mingid telke ja värke vist siin valmis, ma sain aru. Tehti mingid heliproovi ja... Aga ei, väga tore. Vahepeal tiibutab natuke vihma, aga siis selle peale ära ja siis on ilm nii mõnus. Tegelikult mulle meeldib, et on veidi jaha ja siuke hea on jalutada.
Vaata, vee peal sõitev ristapuu. Nüüd Rassi mängib veidi mänguväljakul. No. Siin on jänesed. Issand ka. Olge vaiksed. Oi, kui nunnid. Emme ja beebid. On armsad. Kas neid võib paita väga? Ei, ärme neid puutu. Tere vihmast Saaremaa hommikut. Kell on üsna vähe veel, aga Jimmy peab minema tööle, nii et me kõik ärkasime oma siin imelises rendikorteris. Ja peab minema varsti Jimmy tööle viima ja siis me ise poistega saame pool päeva kuskil ringi vaadata, aga vihma kallab väljas. Tegelikult lubaski, see oligi see põhjus, miks me ei telkinud ja jäime ju ööbimisse. Või majutusse, sellepärast, et lubaski vihma ja sadaski öö läbi vihma. Mis siin korteris olles tundub kõik väga mõnus. Aga nüüd välja minnes, nüüd ma otsustasin, mul olid tegelikult teised riided, vahetusriided tänaseks kaasas. Aga ma otsustasin praegu olla praktiline ja panna selga veel need riided, mis mul eile olid. Et mul jääksid siis vahetusriided kuivaks ja puhtaks, et kui me nüüd lähme kuskil väljas olema poistega uudistame ringi ja saame märjaks, et siis oleks võimalus päeva jooksul veel puhtad kuivad riided vahetada. See tundus praktilise ideena. Nüüd on vaja natukene süüa otsida vale. Jõdisuu. Jõdisuu. Ma söön üle, ma ei tea isegi, mis aja krõbipiima. Selleks, et me tahtsime siia nagu mõistlikus koguses toitu tuua, kuna meil on täna nii pikk päev veel, siis poistega söön siis krõbipiima ja Jimmy sööb mamma salatit. Mamma salatit. See on riisipuder banaaniga, ühtlasi tuntud kui mamma salat. Riisisalat banaaniga. Riisipuder. Vabandust, selgelt liiga Ma visime. olen söönud kunagi riisipuderit. Putru. Kui see meil jääb? Sööma seda. Ja mul on ju üks, kuna kohvi hetkel ei ole siin, siis mul on ju üks kohvikirju. Ja miks te siis kohvi kaasa ei võtnud? Mõtlesin, et käime kuskil tanklast läbi osta. Tegelikult oli variant osta siia mingit lahustavat kohviga. Tundus nagu läiskamine. Noh, võtta nüüd ampsu nüüd. Niuke suur amps, nii väikse oli ikka väga. Kuidas sa magasid läps? Mis teist? Siis jääs üles. Kuidas sina magasid? Väga raskelt. Ei olnud hea selle raseda kerega magada siin juures kohas. Koht on kõik äge ja värki. Ja mul oli isegi see soolikas padi, see imetamispädi kaasas, et natuke nagu leevendada seda ebamugavust, aga ikkagi kodus ma magan mingi 5 padjaga ja selle soolikaga. Riiko, tule sööma. Kõik on pakitud. Tood on tühjad. Nii et järgmise korrani siis meie ilus Saaremaa kodu. Käisime igal pool. Vihmapüha pidasime. Ja vihma sadas, käisime ehituspoodides ja Brandonile relva ostmas ja... Näita Rasmus relva. Meil oli Rasmusega praegu väga hea diil. Ta sai omale relva. Ma andsin Taffi ema jaja. Ja ta oli nõus eluks ajaks oma tahvlist loobuma. Väga rõõmsasti. Hea diil. Hea diil, jah. Me siit jalutasime poodides, sest et nii vihma kallas, aga nüüd Jimmy just vabanes. Ja Andrenile on meil ka kingitus Saaremaalt tema autovõtmete külge. Andrenil nimelt on üks selline väga lähedane suhe pingviinidega ja siis me leidsime talle maailma kõige nunnuma pingviinisid. Ma arvan, et tal on väga hea meel selline. Vaatame siis, kuidas kui hea meel tal selline. Täna on Saaremaal ikka tõsine vihmapüha ja mul on oma juustega nii hädas. Ma tegelikult käisin H&M-is ja ostsin omale. Proovin kohe näidata. Seal oli mingi mega ale. Igal pool olid praegu suured soodusinnad.
ostsin omale selle bandana, selle räti, et see pähe panna, et juuksed veits eest ära saada, aga ma ei ole veel jõudnud seda teha. Sest mul on lihtsalt juuksed kõik härjad ja lokkised, et igal pool. No tule ruttu sisse. No tule. Aga lisaks me käisime Bauhofis, sest kuna me juba bussiga oleme, ühesõnaga Jimmy sai siit töölt, ära praegu pauguta, sai siit töölt teise auto, nii et me oleme nüüd 2 autoga, aga me tulimegi bussiga sellepärast, et tal oli veel töölt vaja asju, mingit tööasju peale võtta, mingit varustust. Ja see pandi mulle siia bussi peale, aga buss on ju suur ja siis mahub siia palju asju. Nii et eile ma ütlesin, et me käisime siin Jyskis ja ostsime mingid värke, siis täna me käisime Bauhofist läbi kiiresti, kuna Jimmy oli tööl, siis meil poistega oli aega siin chillida. Ja saime näiteks üleskursele vetsupoti ja veel mõned ehitusasjad, mis vaja olid mulle stuudiosse. Sinu vetsupoti või? Jah, minu vetsupoti on meie kõigi vetsupoti, jah. Nagu meie kodu, eks, jah? Ja ülemise korruse vetsupoti saime. Ära palun praegu ragista, see jääb kõik kaamerasse. Okay. Ja siis, kuna seal Kuressaares said asjad tehtud ja Jimmy sai vabaks, aga meil on praamini veel mitu tundi aega. Ja ma ei tea, kui ma hommikul vaatasin, see lubas nagu, et peale lõunat läheb ilm paremaks, aga hetkel lihtsalt reaalselt kallab, nagu isegi mitte, et natuke sajab, vaid terve hommiku läbi ärkamise saadiga lihtsalt kallanud. Me sõitsime Salmesse ja Rico valis siin toreda purksiputka, ma loodan, et siin on nii head burgerid. Mis sa, Rico, valisid? Mina või? Jah. Võtsin kanaburgereine. Kanaburgereine. Mis te mulle esite? Grillburgereine. Selge. Ühesõnaga, ja aga kuna see on ainult siuke putka, kus ei ole nagu see esistumise kohta, siis me Rasmusega mugavalt teeme bussi. Ja Rico ja Jimmy käisid tellisid kõigile toidu ära, nii et me isegi ei tea, mida nad täpselt tellisid. Aga nii, et proovime siis testime, kuidas on Viking Burger on selle koha nimi Salmes. Ja pärast seda me lähme veel Salmes aiadesse magusaks mingid pirukat sööma või kooki, sest et hästi paljud teist soovitasid sinna minna ja me pidime ekstra selle pärast siia Salmesse sõita. Et vihmaga ei olegi muud teha, kui ainult süüa, aga see on väga mõnus. See on Viking Burgeri grillburger. Vaata, mul on kohvi. Ja friikad. Ütle sina, kuidas friikad on? Sa oled friikade ekspert. Hästi. Aga natukene kuumad on need. Ja seda on, need on väga värsked. On hea või? Meil on jah autopiknik, sest väljas lihtsalt kallab. Ma sain enda... Mis burger sul on? Grill. Seesama, mis mul või? Kuidas on? Esimene amps on väga hea, siis kohta tegi. Tal on kana. Kanaburger. Kuidas sinu burger on? Väga hea. Kas me soovitame teistele inimestele ka? Ikka. Parem kui Hesburger. Salme Viking Burgerisse soovitame siis. Ja siuksed free kartulid. Need on ikka päris head. Väga hea. Ja. Ja tisu. Ja tisu. See Salme kohvik. Me võtsime lihtsalt selleks, et proovida erinevaid. Võtsime erinevaid mingid korvikesi. See oli rabarber. See on rabarberi, see on kohupiima, kirsi ja see on kakaoküpsis. Kakaoküpsis ja kohvi. See on cappuccino, see on piimakohvi. Koos puudusikaga. Kuna me ei suutnud otsustada midas, siis me palusime ühe noa ja lõikasime lihtsalt tükkideks. Kuule, aga mekutage siis. Proovige ja öelge, kuidas maitseb. Aga see koht ise on mega tore. Kellele tulevad tuttavad, need saiariiulides, et see on Vaata ise ei oleks tulnud kõik need vaheseinad ja ei oleks osanud tullagi. Väga tore koht on ja Rasmus on mängunurgas. Kuna siin on palju inimesi, siis ma ei taha praegu sinna mängunurka minna selle koha. Ja tisu. Kuna hommiku läbi vihma kallas, nagu tõsiselt kallas, Jimmy käis siin Salme kohalikus poes ja ostis 2 vihmavarju mulle ja Rasmusele, et me ei peaks märjaks saama. Ja teate, mis nüüd juhtus? Mis juhtus, Rasmus? Jimmy, mis õues juhtus? Vihmi järele. Ja päike tuli veel. Mõtlege, kui tuleks vihm ja päike välja, siis tuleks võib-olla vikega või? Ja siis oleks kerge. Seda on meie kodus juhtunud isegi. Päike vikega ei tuli välja. Aga see ongi Murphy seadus, teate jah? Nii kaua, kui meil ühtegi vihmavarju polnud, siis lihtsalt kallas tunde ja tunde ja tunde. Ja nii kui Jimmy tõi vihmavarju, tei... Ma sellega tegingi, et vihmast üle.
ja meie hävitustöö. Nii head asjad olid. Aga ma pean ikkagi ütlema, et kirsikorvike on maailma kõige parem püüsa. Mine. See oli jumalik. Ära käima, pane teise kohta. Salme on meid hästi vastu võtnud ja selline on see kohvik. Väga kena. Tõsiselt aitäh kõigile, kes soovitasid ja teid oli väga palju, kes soovitasid siia tulla. See oli Saaremaa kõige populaarsemad kohad, mida soovitati Instagramis külastada, oli Salme sai ja Saaremaa zoo või loomaed. Aga loomaed me täna ei läinud, sest et nii vihmane ja kole ilm oli, et järgmiseks korraks jääb siis loomaed. Aga praegu me läheme ühte väga põnevasse kohta ja me läheme Sõrve tuletorni. Me käisime vahepeal Sõrves, käisime Sääre majakas. Oli nii, on ja Sääre tuletorn oli see minust. See oli väga tore. Sääre on Sõõre. Ei, Sääre. Sõrve poolsaar oli see. Sõrve poolsaar. Ja seal oli Sääre majakas, tuletorn. Ja see kõik oli väga tore. Ilge tuul oli seal, sellepärast me seal ei saanud filmida, seal oli tõsiselt tormine. Ja siis me hakkasime liikuma teel siis panga poole ja leidsime veel tee peal päris mitu ägedat kohta, kus käia. Aga siis helistati meile Kuressaare Bauhofist ja öeldi, et meile pandi peale hommikul või lõunal vale WC-pott. Ja kästi see tagasi tuua. Nii et siis me sõitsime hoopis tagasi Kuressaarde. Tegime seal ringi. Saime Olerexist kohvi. Ja nüüd otsustasime mitte siis enam sinna panga poole sõita, sest meil läheb paari tunni pärast juba sealt sinna näitab kraater muidu. Võime siit kõndida sinna. Me kõnnime sinna ja tuleme sealt tagasi. Paari tunni pärast läheb meil juba laev. Ja siis me otsustasime, et me hoopis võtame suuna ikkagi nüüd Triigi suunas ja tulime Kaali kraatrit uudistama ja jalutama, sest minu kõht on juba sõitmisest väga vesinud. Ja paras aeg on kohvi juua ja jalutada. Tegelikult on ilm on praegu ei saa aega. Nii et ma ei olegi saanud oma seda vihmavõrra üldse katsetada. Jah, see on väga hea. Jah, on jah. Noormehed lähevad kiire sammuga juba. Vaadake, kuidas noored inimesed jõuavad kõndida. Pööran tähelepanu, et ikkagi kõnnivad valest suunast hästi. Ei mõtlesingi kõnnid hinnad pole. Emme vaatame. Oli kraater. Kusjuures siin on praegu väga vähe vett, siin on vahel ikkagi väga palju rohkem vett. Aga võib-olla sellepärast, et vett ei ole. Vaata, väga kuiv on olnud ja suvi on olnud hästi kuiv. Nüüd viimased päevad siin sajab. Aga see on nii mõnus siin. Lähme siia poole. Ei ole sinna. Me lähmegi sinna. Et siin mööda äärt saab jalutada. Kas on tore lapsi vahepeal autost välja lubada ja jalutada ja avastada ja natuke ajalugu uurida. Ma tean, et me ei ole täna väga palju võib-olla väga põnevaid asju teinud, aga teete nii mõnus on lihtsalt kulgeda. Poisid praegu läksid vett sõitsime. Mulle meeldib see, et see väike niuke minipuhkusetripp on olnud lihtsalt rahulik olemine, kulgemine, kuskile pole kiiret. Lihtsalt vaatame vastavalt ilmale, vastavalt tujule, vastavalt enesetundele. Mulle väga meeldib, mu arust vahepeal on vaja neid hingetõmbepause, sest enam, et kodus me kogu aeg teeme megatempoga ja kogu aeg on nagu palju kohustusi ja kiire. Mul on homme viimane puhkusepäev. Täna lähme kella 8 selle laevale koju. Mingi 9:30 umbes jõuame koju. Ja homme viimast päeva puhkus. Ja siis tagasi tööle veel mõneks ajaks. Aga nii äge. Mulle meeldib, ma tunnen, et mu süda on rahul ja meel on rahul. Mul on nii hea meel, et me tulime. Natuke on kahju, et Andreeni pole, aga ma tean, et õige oli ta jätta koju. Igal juhul sulle ma soovin ka täiega seda, et leia neid hetki lihtsalt olla ja teha. Ja see ei pea olema üldse mingi fancy puhkus ja ma ei tea, suure rahaga ja suur mingi planeerimine. Lihtsalt mine, lihtsalt võtta kätte ja mine kuskile. Isegi pea kuskile kaugele sõitma. Veeda oma perega aega. Iga kord, kui ma oma perega aega veedan, siis ma üllatun, et nad on tegelikult päris toredad. Andren tuli mulle sadamasse vastu, et ma ei peaks sadamast koju sõitma. Väga õnnelik olen.
sobib minule küll. Mõtle, kui ilus see sul seal autovõtmete küljes on. Ja siis see on nagu selle sinu suure pingu väike sõber. Siis sul on nagu Loolo ja Pepe mõlemad. Muidugi. Väga nunnu on see ju. On küll, jah. Rasmus aitas seda valida ja päriselt ta tegi seda hoole ja armastusega. Ma täitsa usun. Me oleme Saaremaalt tagasi. Eile õhtul siis jõudsime päris hilja. Ma pean ikka alati vabandama. Taustal taaskord kuivati möllab. Aga kuna mul on täpselt praegu väike hetk, et see video lõpuni filmida, siis me ignoreerime seda ja keskendub hoopis sellele, mida ma teile näitan. Ehk siis ma tahtsin kohe siin video lõpus ära näidata ka, mis ma Saaremaalt ossin, sest et põhimõtteliselt nagu ikka me käisime Saaremaal shoppamas. Või nagu ikka selles mõttes, et kuhu iganes me läheme, me alati leiame teepoodi. Enamus asjad on mul siin. Täitsa igasugused erinevad asjad, aga näitan kohe ära Jyskist. Need ei ole tennisepallid, need on pesu kuivatuspallid. Ehk siis need käivad kuivatisse, kui sul on kuivati, siis osta omale kuivatipallid ka. Seekord need näevad lihtsalt välja nagu tennispallid, ma ei tea miks. Muidu on nad tihti sellised villast valged pallid. Need on ka villased, aga millegipärast siis jah tennispalli visuaaliga. Need pannakse kuivatisse koos pesudega, et need aitavad kloppida seal pesu esiteks pehmeks. Pesu ei jää kortsu ja selliseks nii-öelda kuiva kokku, vaid jääb siuke õhuline. Näiteks saunalinnad jäävad sama pehmed tagasi, nagu siis, kui sa nad kunagi ossid. Dressipluusid, nende see sisu, see siuke uhutud materjal läheb uuesti pehmeks, nii nagu sa poest ossid ja nii edasi. Ehk siis, ja lisaks kuivab pesu siis ka paremini ja kiiremini, kui need pallid on pesus. Mul need villapallid on, aga lihtsalt mul tundsin, et mingeid oleks veel vaja, et natukene rohkem palli sisse, eriti kui on voodipesu näiteks kuivatis. Siis Jyskist ma tegelikult ostsin 3 asja veel, aga seda sa näed kuskilt järgmisest vlogi videost. Ma ostsin 3 mööbli asja, ma ostsin stuudiosse tooli, kontoritooli või kontorilaua jaoks siis tooli, terrassile tooli ja ühe abilaua, aga ma ei hakanud neid tuppa tooma, et need praegu läksid juba sinna kontorihoone juurde ja mõnest järgnevast vlogist ma kindlasti näitan siis, millised need on. Siis me käisime Bauhofis, kust meile see vale vetsupott anti. Aga ma lisaks vetsupotile ostsin sealt ka kõik stuudiovalgustid, ka need näeb kunagi hiljem vlogis, sest ma ei hakanud neid tuppa tooma. Aga mis ma siis veel sealt ostsin? Ma ostsin 4 taldrikut. Sellise pildiga lihtsalt seal ei olnud valida, see oli ainikene pilt, mis seal oli. Ja need on bambustaldrikud. Need on tunnen nagu oleks plastikust, need peavad väga hästi nõudepesu vasilale vastu, need on hästi kerged. Ja kuna meil on praegu palju inimesi, kes sööb ja meil on pidev nõudekriis, siis need olid soodushinnaga seal. Ja need ma sealt siis haarasin ja lisaks ma ostsin 80 senti oli tükk vetsuharjadel. Ja meil on siia majas praegu 1 vets, aga tuleb siis teine teisele korrusele veel ja neid vetsuharjasid ikkagi peaks vahetama, nii et soovitan sulgi, kui sa ei ole ammu teinud, vahetama vetsuharja ära. Nagu hambarju tuleb vahetada siis ka vetsuharju. Siis me käisime, siis ma ostsin täitsa nagu suvaline asi, plastik või neid papptaldrikuid, ümmargusi kandilisi. Järgmine nädal meil on siin suurem üritus tulemas, mis tähendab palju inimesi ja et ei peaks kogu aeg kõiki asju pesema ja oleks enda elu natuke lihtsam, siis mingiteks grilliõhtuteks ma ostsin papptaldrikuid Barborast ja maksid umbes €pakk. 40 taldrikut on siin sees. Ja ostsin väikses mõõdus, ostsin mis oli kõige odavamad. Vahet ei ole, võivad olla väiksemad ka, inimesed saavad mitu korda omale süüa võtta, et ei pea kohe kuhjama unnikuga. Ja siis ma vaatan, et ma käisin veel Pepkos. Pepkost ma ostsin karbid. Neid karpe meil ka siin läheb, eriti kui on palju inimesi, palju sööke, et saaks siis panna lahtised söögid ja kõik ülejäägid karpidesse. Ja mina ei tea, mul on mitmel karbil läinud kas kaaskaotsi või karp ise midagi ei juhtunud selle karbiga või siis ma olen mitu korda ka pannud toitu kellelegi kaasa. Ja Pepkos need on üsna odavad. 3 eurot maksite sinna 4 karpi sees ja kusjuures see oli veel nagu kallimad karbid. Eelmine kord ma ostsin kas 2,50 eest vist 5 karpi, mis olid siis natuke siukse odavamad, aga nende kaaned ei käi nagu nii väga hästi, kui nende omad käivad, lähevad hermeetilisemalt ja paremini kinni. Et siis ei ole ka kahju anda inimestele kaasa seda. Siis ma ostsin täitsa ebavajaliku asja, aga see oli minust nii nunnu. Siin on kuivatatud lilled siis klaaskuulis. Üks jooksev laps. Panen selle ilmselt stuudiosse, ma arvan. Siis ma ostsin stuudiosse kardinad. Seda mul oli siis päriselt vaja, ma läksingi vaatama. Ja need kardinad tunduvad väga nunnud, ehk siis need kardina kinnituskohad on sellised lipsukesed. Praegu on siis all, aga tegelikult käivad siis üleval. Et tahtsin sinna stuudio akna ette.
sellist läbipaistvat ja mõnusat, hästi mõnus materjal, niisugune puuvillane. Ja maksis 17 €, ehk siis see tegelikult oli üks kallimaid kardineid, aga minu arust see oli nii armas, et ma lihtsalt pidin selle ostma. Siis Rasmusele täitsa praktilised aluspüksid, kahed aluspüksid, bokseri laadsed ja 4 € maksid siis, ehk siis 2 € püksid, sest ta kasvab ja tal juba eelmised olid väiksed. Ja siis ma ostsin nagu ikka 2-3 komplekti köögiretikuid. Seekord ostsin hallid. Ma olen eelmine kord ostsin tumesiniseid, siis ostsin siin korallroosasid. Miks ma neid nii palju ostan? Esiteks, nii kaua kuni nad on täitsa uued. Esimene kord ma kasutan neid hoopis laudlinana siin samas köögisaare peal. Ja siis, kui nad on ära pestud, siis hiljem hakkan neid kasutama siis köögirettidena. Ja neid läheb meil ka ikkagi. Ja meil läheb sellepärast, et ehitusele on üsna palju vaja siis erinevaid mingeid lappe. Ma nüüd kohe varsti peangi minema tapeeti panema ja näiteks tapeediliimi, et ära tõmmata, siis mina ei tea, meil ikkagi need köögiretikud lähevad nagu koledaks. Kõik siin kuivatavad oma, piinlik öelda, vahest ka musti käsi ja mingeid toiduseid nõusid. Ikka on seal peal mingid plekid, mis enam ei lähe puhtaks ja mis on siis väga siuksed koledad, ära pestud või plekilised enam puhtaks ei lähe. Siis need ma võtangi kaltsuks ja ostan lihtsalt uusi köögirette. Ehk siis neid me ikkagi ostame vahetavahel uusi. Ja köögiretid 3 komplektid maksavad seal 2,50 ja seal on tõesti üsna suur valik erinevaid. Ja siin on siis, need on erinevad komplektid. Mul on siis üleni hall, niuke triibuline ja siis selline kirjaga. Ja teisel on ka siis üleni hall, siis siuke kandilistega ja selline. Ehk siis seekord oli lihtsalt hallitunne. Võt, sellised ostud siis Saaremaalt ja lisaks, nagu ütlesin, siis vlogis näeb neid ülejäänud asju, mida ma praegu tuppa ei toonud. Aga aitäh sulle, et sa vaatasid meie reisivideot. Ma loodan, et see andis sulle inspiratsiooni ka minna ja trippida kuskile. Ma ütlen, see ei pea olema kallis, see ei pea olema kaugel, aga lihtsalt võtta omal aega, kas või päev või paar päeva, nagu meie võtsime. Ja naudi puhkust, naudi aega iseendaga, oma perega. Ja näeme sinuga juba järgmises videos. Tšau!